siin on need nupud ja kangid on tegelikult väga inimlikult ära lahendatud. Näiteks siin joysticku peal on sellised proportsionaalsed liugnupud. See konkreetse, see hallivärvi nupp, see on siis teleskoopnoole jaoks. Saab siis ütleme ka selline millimeetri täpsusega nii-öelda sättida, et ei ole päris nagu on-off nupud, nagu Avandil on. Siin joysticku all on üks samasugune nupukene, see liigutab siis lisahydraulika liini, näiteks lumesahka või hydraulilisi kahvleid või mida iganes. Et siit saab ka sõidukiirust vahetada, saab panna madala kiiruse peale, kilpkonna käigu peale ja ka siis jänese käigu peale. Jänese käik sõidab siis kuni 30 km tunnis. Masti peal on tal ka elektrilised väljavõtted, ehk siis mida see tähendab, et kui on näiteks lumesahk küljes, mis on mitmefunktsiooniline lumesahk, aga peale läheb ainult siis üks kahepoolne hüdroliin, siis nende kahe elektrilise nupuga saab siis lumesaha neid funktsioone vahetada, et saab lumesahal vasakut tiiba eraldi liigutada, paremat tiiba eraldi liigutada, tiibasid koos liigutada. Ja praegu meil on siis see kang on niimoodi pandud, siit on võib-olla natukene halb näha, tal on selline kaks funktsiooni, on aluse kahvlite funktsioon ja on kopa funktsioon. Kui ma selle aluse kahvlite funktsiooni nii-öelda sisse lülitan, siis piisab sellest, kui ma tõmban joysticku puhtalt ainult enda poole ja ta hakkab masti tõstma ja ta hakkab ka ise automaatselt kohe teleskoopi välja lükkama. See ongi selline nagu tõstefunktsioon. Lükkab täitsa ülesse ja samal ajal säilitab siis paralleelsuse maapinnaga nende aluse kahvlitega, mis küljes on. Ja nüüd, kui ma hakkan alla lükkama, siis ma lükkan jälle lihtsalt lükkan ette, automaatselt tõmbab teleskoobi sisse ja lükkab masti alla ka. Kui ma nüüd panen sellele kopa funktsioonile, siis ta enam teleskoopi välja ei lükka automaatselt. Siis ta tõstab lihtsalt masti ülesse, aga teleskoopnoolilt välja ei lükka, et siis saab lihtsalt füüsiliselt sellega kangiga lükata. Siin on ka selline oranž nupukene, see on lihtsalt edasi-tagasi liikumine. Ja kui ma praegu panen edasikäigu sisse, siis mitte midagi enne ei juhtu, kui ma jalaga pedaali vajutan, siis ta hakkab liikuma. Kui ma lasen pedaali lahti, läheb vaikimisi, läheb siis kohe selline parking break läheb peale, et isegi kui ma kuskil mäe peal olen või künka peal, siis masin kuhugile nii-öelda liikuma ei hakka. Nüüd panen tagurpidi käigu sisse, jällegi masin ei liigu, enne kui mina ütlen talle, et oma jalaga pedaali peale, et nüüd on aeg liikuda. Mulle meeldib see roolisammas ka. Siin on ikkagi niimoodi, et seda saab täiesti eest ära võtta. Siis on, ütleme, see sisse-välja tulemine siia kabiini on nagu lust. Et lihtsalt maapinnalt. Ta on sellise hästi avara uksega ja ütleme, see lihtsalt sisse-välja saab nagu naksti tulla, et seda jällegi siis võib-olla Avandi ja Multivanniga ma ei hakkakski võrdlema, et siia võid päeva jooksul 100 korda sisse-välja tulla, kuhugi ennast ära ei löö, hästi mõnus. Siit tuleb täitsa nagu põlvedele ligi, siit saab veel siis sisse-välja natukene veel reguleerida. Iste on ka pneumaatilise pehmendusega. Ja kus juures, ütleme, kui lumesahaga töötada, siis natukene võib-olla see mast segab, aga tegelikult väga hästi näeb seda lumesaha nurka ka, et peegleid on ka siin mitu tükki. Ja mis on nagu veel kõige tähtsam, et tegelikult väljanägemine ka selja taha on väga super. Konditsioneer on seal nüüd üleval väljas kabiini taga, et see absoluutselt ei sega siis 360 kraadi seda vaate välja. Siit saab veel erinevaid neid sõiduskeeme ümber muuta. Praegu ta on siis selle 4 ratta pööramise peal, saab panna ka, et ainult esimesed rattad pööravad ja saab panna ka krabi liikumise peale lihtsalt selle kangi liigutusega. Jätan praegu selle funktsiooni tagasi. Siin on ka pideva vooluhulga funktsioon, saab lisahydraulika liini
lihtsalt käima jätta niiduki jaoks, harja jaoks. Ja see on siis reverseeritav jahutusventilaator, mis lükkab ventika tagurpidi käima ja hoian natukene peal ja siis radika lükkab ise nagu puhtaks. Siin on siis konditsioneer, saab panna, väga hästi puhub nii-öelda klaasid puhtaks ja ka jalgade juures puhub siit ka nii-öelda siis talvel vajadusel natukene sooja juurde, et väga hea väljavaade on siis tegelikult ka otse ülesse nii-öelda. Masin pöörab selle 4 ratta pööramisega pöörab üli hästi ringi. Põhimõtteliselt saab selle akna siit lihtsalt nii-öelda ka lahti teha ja täitsa siia kinni panna. Saab niimoodi sõita. Ja ka see taguaken, kes ei taha konditsioneeri kasutada, siis saab täiesti akna kas riivi teha või täitsa lahti teha. Siin on, ma ei tea, kas kuulda on, konditsioneer huugab siin mõnusalt. Haakeseadmed, siia saab ka põhimõtteliselt tavalise haagise siis selle K50 paigaldada haakekonksu. Siin on tal mõnus 3-silindriline Janmari ökonoomne mootor, pommikindel. Kõik hoolduspunktid on ideaalselt siit suure luugi alt lihtsalt kätte saadavad, et ei pea hakkama kuskilt mingisuguseid paneele lahti võtma. Ühesõnaga selline väga hea, väike ja mugav asjalik riistapuu.